On lihas, mis põhjustab valu silma taga või kulmu kohal ja see lihas ei asugi isegi peas. Halvim on see, et valuvaigistite võtmine ei aita sellisel juhul, sest see on mehaaniline valu. Aga rahune, sest selles videos näitan sulle 3 harjutuse järjestust, mis võivad selle valu vähem kui 3 minutiga täielikult leevendada. Parim osa on see, et sa ei pea olema noor, sale ega eriti paindlik, et need samme järgida ja seda valu õigete liigutustega leevendada. Vähemalt siis, kui lihasel on päästikpunkt, tähendab see, et ta põhjustab siirdevalu. See vallandab valu, mis tekib teises kehaosas, eemal asukohast. See on sama müofastsiaalne valu. Ja see, kes põhjustab seda siirdevalu silma taga, silma ümber, kulmu kohal ja võib-olla seotud isegi peapöörituse ja kohinaga, on lihas e.com. Sternocleidomastoideus. Aga seda nime ei pea pähe õppima. Nüüd räägime samm-sammult turvalisest meetodist, mida saad teha isegi siis, kui sul on valukriis. See harjutus aitab lihasel löögastuma hakata. See on omamoodi ettevalmistus selleks, et saaksime päästikpunkti ohutumalt ja vähem valusalt deaktiveerida. Lisaks aitab see harjutus parandada vereringet ja lõdvestab juba ka fastsiat. See on pindmine massaaž, õrn massaaž. E.com algab siit, kõrva tagant. Vast ma võtan oma monitori, et näha, kas sa näed korralikult. Näed, E.com algab siit, kõrva tagant ja liigub alla kuni rinnaku alguseni. Nii et see on see tee siin, see lihas, mida me hakkame masseerima. Võta eest ja tagant. On oluline, et sa kasutaksid alati teise poole kätt. Nii on meil lihtsam kontrollida, eks. Võta siit eest ja tagant. Sa hakkad seda lihasmassi lükkama ja tõmbama ilma pigistamata, ilma jõudu vasutamata. Tee nii, nagu sa kiigutaksid lihast. Lükka ja tõmba kõige meeldivamas, mugavamas rütmis, mis sul võimalik on. Liigu allapoole, jälgides kogu teekonda, kogu rada, mida see lihas läbib. Kui sul on raskusi, siis lihtsalt meenuta, kus see algab ja lõpeb ning järgi seda suunda. Liigu üles alla ilma kiirustamata, eks. Tee seda endale sobivas tempos. Sa juba tunned, kuidas lihas vähehaaval lõdvestub. Nõuanne, kui sul on raskusi, võid seda harjutust teha lamades. Vaata, masseeri aeglaselt, kiiguta lihast ning liigu üles ja alla mööda lihase kulgu. Võta aega ja tee seda umbes minuti jooksul. Ja teine nõuanne, kui valu on mõlemal pool, siis tee massaaži mõlemale poole. Õde, muidugi. See harjutus on selleks, et inaktiveerida, et välja lülitada päästikpunkt. Me juba tegime ettevalmistuse, aga siiski on oluline, et sa mõistaksid 2 asja. Esimene asi on see, et me deaktiveerime 1 punkti kummagi poolel. Seega otsime üles punkti, mis vallandab valu, mida sa tunned, mis põhjustab valu, mida me tahame leevendada. Ära tee seda 2 või 3 korda, see muudab lihase ainult ärritatumaks ja paneb sind rohkem valu tundma. Teine asi, millest peame aru saama, on see, et pärast õige punkti leidmist teeme kogu harjutuse, kogu selle deaktiveerimise minimaalse valuga. On inimesi, kes arvavad, et peab tugevalt vajutama, et peab valus olema, et paremaks saada. Aga tegelikult on vastupidi. Meie lihasel on kaitserefleks. Mida rohkem valu sa põhjustad, seda rohkem lihas pinguldub, püüdes end kaitsta. Ai! Mu kael valutab. Alustame sellest, et otsime üles triggerpunkti, mida tahame deaktiveerida. Las ma võtan oma monitori uuesti. Otsime selle punkti rahulikult üles, ilma kiirustamata, kasutades sama haaret, mida kasutasime eelmises massaažis. Sa oled seda juba tundnud ja tead juba lihase kulgu. Nii et sa tuled siia, proovid, surud nüüd õrnalt, otsides seda punkti, mis valu esile kutsub. Ma arvan, et nii näed sa paremini. Mis vallandab selle valu, mida sa tunned. Nagu ma ütlesin, peab alati olema võimalikult vähe valu. Ma tahan, et sa oleksid selle protsessi juures võimalikult õrn. Kui me leiame õige koha üles, siis me ei kasuta palju jõudu, mäletad? Võimalikult vähe valu. Me otsime peaasendit, kus lihas kõige rohkem lõdvestub. Tavaliselt on see siis, kui toetad pea käe peale. Kalluta aeglaselt.
justkui häälestaksid raadiot. Need vanaaegsed raadiod. see oli 84 aastat tagasi. Leia asend, kus lihas on kõige lõdvestunum. Ja siin jätkad sama survega, kerge surve, minimaalne valu. Selles asendis hinga lõdvestunult vähemalt minuti või kuni valu kaob. Sõlm kaob su käe all, mis iganes juhtub esimesena. Eilu. Pärast seda, kui minut on möödas või sõlm on lahti läinud, sulanud su sõrme all, valu on kadunud. Sa vabastad ja tood pea aeglaselt tagasi. Sa tunned juba tohutut kergendust, see tundub nagu maagia. Ma tean, et see on ilmne, aga see valu võib tulla silmast. Nii et eriti, kui sul on nägemishäired, valgustundlikkus või silm on punane või paistes, pead pöörduma silmaarsti poole. Okuliš. See harjutus on selleks, et vältida päästikpunkti tagasitulekut, et vältida valu tagasitulekut. See on ogutu, õrn ja sihipärane rinnaku, ranglu, nibu jätkelihase venitus. Me kasutame seina, et saaksid toetada oma selgroogu ja pead. Oletame, et me teeme venitust harjutust vasakule poole. Valu on vasakul pool ja i.com, mida ma tahan venitada, on samuti vasakul pool, eks? Sa pöörad oma pea vastu seina vasakule poole, valu poole, justkui vaataksid valu poole. Ja siis libistad pea teisele poole, justkui vaataksid lakke, vaata, aeglaselt. Kuni tunned venituse algust. Ja siin lõpetame selle venituse väljahingamisega. Sel hetkel, kui me õhku välja laseme, pane käed rinnale ja hinga väga aeglaselt välja. Sa tunned venitust siin, rinna algusest kuni kõrva taha. Proovi seda venitust teha õrnalt, ilma et pead seinast eemale tõmbaksid. See venitus ongi sellepärast ohutu. Pane tähele mu pead, ma ei tee liigutust üle, pole ohtu, et ma surun kokku või vigastan diski, liigesti ja närvi. Kordame üle, et meil ei tekiks kahtlust. Pane selg vastu seina, vaata valu poole, lase peal mööda seina veereda ja siis vaata üles. Lasta peal libiseda, kuuled, kuidas pea teeb libisedes mööda seina kuni venituse alguseni. Ja siin lõpetame. Aeglase väljahingamisega, käed rinnal, pikk väljahingamine. Jätka selles asendis, selles mõnusas venituses 30 sekundit. Järgmine. Ei, see on väga hea. Ja et veelgi parem oleks, on oluline õppida, kuidas kaela survet vähendada. Ma näitan lihtsalt viisi, kuidas seda teha selles videos. Lihtsalt lõpsa siin ekraanil. Ja sulle, kes sa jäid siiani vaatama, kas need harjutused aitasid sul ennast paremini tunda? Ma jätan sulle kingituseks kogu selle harjutuste seeria. Ilma katkestusteta, ilma vahepausideta, lihtsalt vajuta play ja tee kogu rutiin koos minuga läbi. Samuti piisab, kui klõpsad siin ekraanil. Mina lõpetan nüüd siin. Suur kallistus ja järgmise korrani.